oleme oma talvise Eesti teekonnaga jõudnud Käru muuseumi juurde ja meid on ootamas siin Aljona, kes kohe räägib lähemalt, mis siin toimub ja mida me siin näha saame. Tere tulemast Kärusse ja me asume siin keskväljakul. Meil on siin 3 maja, kus me toimetame. Ühes majas meil on siin ajaloolised ühelapsevankrid. Teises majas vana raudteejaamas on meil vankrid kaksikute ja kolmikute jaoks. Ja siis 3. majas on meil ajastukorterid, kus saab teha ajarännaku, vaadata, kuidas 20., 30., 60. ja 80. inimesed elasid. Alustame sellest majast. Käru muuseum on minu hobi. Kui me kolisime siia elama, siis mõtlesime, et maal oleks rohkem kultuuri olla ja siis me hakkasime tegema muuseumi. Ja siis see muuseum kasvaks nii suureks, et nüüd see on nagu hästi palju auhinda saanud, et siia tulevad inimesed Etioopias ja Rootsist tulevad siia sakslased ja lätlased, ehk siis ja Eesti maainimesed muidugi tulevad ka igalt poolt. Ja see on uhke maja, see on tehtud paekivist ja 1915 oli see maja ehitatud ja siin majas vanasti hoiti süsi, ehk see oli selline raudteeait. Ja see on vana raudteejaam, kuhu me käepärast lähme. Aga lähme, vaatame, mis meil siin ootab. Siin kohe muuseumis ootab sind selline päris raske, nagu päris beebi oleks. Päris beebi ootabki sind, et see on ämma-emanda trenažoor 60-ndates. 60-ndatel harjutati niimoodi, jah? Täpselt, see ongi 3 kilo 700 grammi. Ja siin on meil kõige vanimad kärud, siis alustades 18. sajandist ja lõpetades 20. sajandi lõppuga. Mis sa arvad? Kes sõitis selle vankriga või kes seda sõidutas? Ma arvan, et mõisnikud ja mõisnike prouad. Ja seda küll ja et oli väga rikkad inimesed, kes said endale seda lubada. Aga mis loom vedas seda? Väike lambuke. Esimesed vankrid vedasid kitsed või siis koerad. Ja siis tavaliselt need esimesed vankrid olid tehtud hobuste vankrite järgi, ehk siis sellist mõiste nagu laps ei olnud vanasti. Et lapsed olid väiksed täiskasvanud, ehk siis see koer või see kits oli see hobuse asemel, et ees oli inimene hoidis looma, loom vedas käru ja kärus olid lapsed, et süsteem oli keeruline, kallis ja ebaefektiivne. Aga siis, kui mõtlased inimesed juba sellised vankrid, mis lükkasid päris inimesed. Või see tundub, las ma proovin. Proovi, jah. Et siin on hea vedrustus. Ja siin on ilus vanker ja vaata, milline disain, et siin saab ette ja taha panna. Mõlemad pidi kasutada. Täpselt. Juba siis. Ja kui vana see vanker on? 19. sajandi lõpust. Siin on üks raudne kastikene. Kuidas sa arvad, mille jaoks see võiks olla? Ma arvan, et see võis olla kuumade söetükkide jaoks, et sooja hoida. Täpselt, jah. See oli soojendusega. Mõisa prouad ei pannud riidesse, neid riietati. Ma arvan, see sobiks sulle, et see on 19. sajandi vanker. Siin on ka ilus päikesevari, mis on Eestis eriti vajalik. No sul on 19. sajandi lõppu ongi välimus. Sa oled väga rikas naine ja sa elad kuskil mõisas, kus on park ja oma tee ja no tavaliselt sina ise ei jaluta oma lapsega, sina lihtsalt väga armastad seda, et on ikka teenijannad, kes jalutavad nendega. Siin on üks selline vanker, mis tehti 1928-29, ta käib kokku. Näed sa? See on küll üllatus. Ja see tehti Eestis. Ja see tehti Eestis. Meil iga
sihtrühmale on oma lugusid. Sinuga ma saan rääkida ajaloost, kuidas naised käitusid, kuidas naistel olid nagu olukord, aga lastele ma võin rääkida lastelood, eks näiteks laste käest ma küsin, mis keel see on? Latin. Ja siin on kohe teine nupp, mis räägib juba teisest keelest. Ouško, zelená ruka. Když máš radost, tak rukama zatleskej. Když máš radost, tak Jaapan ongi siis? Ei ole. radost, tak se směj. Krásný úsměv. See Poola. Když máš radost. Peaaegu. Mis on Poolast alla poole? Mingi tšehhi. Täpselt. Ja tšehhi keele. Ja see on tšehhi keeles ja see on tšehhi vanker aastal 82. Väga pehmel vetruv. Et hästi palju leiutusi oli tehtud. Ma siin hüppan ajast. Mis te arvate, mis see võiks olla? Mis asi see on? Pole õrna aimugi. Kui see vankri muuseum, siis ma pakun, et äkki vanker. No vaatame, kas tuleb välja. Ongi nii. Opsti, palun. Ja siis on selline vanker. Ja kui vana see on? Seda tehti Jaapanis aastal 62, aga Nõukogude Liidus tehti 70-ndatel, eks see on Nõukogude oma moteljook. Kaasas kantav selline vanker. Ja. Siin on üks huvitav petrooliumimootoriga vanker, kus ema ja lapsed saavad koos sõita. Eks siin on mootor ja siis kõik sõidavad. Mis ühest on lennukitel ja vankrites? Äkki see materjal? Materjal ja tehased ja katsetehased. Seal, kus tehti vankrid, seal tehti ka lennukid ja seal, kus katseti lennukid, katseti ka vankrid. Eks aparaadid liigutasid 24 tundi neid vankrid ja kui midagi läks kätki, siis saadeti tagasi vabrikule. Kui kõik oli korras, siis andsid 2 aasta garantii ja kost kvaliteedimärk. Üks kord tuleb terase vabrikule kiri. Tere, ostsime teie vanker garantii 2 aastat, rattad läksid kätki, palun saatke uus. Peakonstruktor kirjutab, kust te sõitsite, palju kalub teie laps, see on 1000 kilomeetri läbivusega. Äkki käisite Tallinnast Tartusse jalgsi ja ongi aeg läbi. Naine vastab, nalja teete, ma olen 70 aastat vana, ma ei saagi nii kaua käia. Ma käin siin väga lähedal turul kartulikottidega ja siis ta ei saanud uue vankri, sest ta kasutas valesti, eks see kartulikott vanasti oli 50 kilo. Nõukogude ajal neil olid mingi garantii asjad, et see oli minu jaoks väga huvitav. Oi, ma tunnen siin ühe käru ära, ma tahaks väga näha, kuidas see välja näeb, sest mul on pildid, kui mina olen väike 1, 2, 3 aastane, siis mul oli selline käru ja see tundus väga suur. Ja, sina olid siin lapsena. Jah, sellises kärus. Ka jälle see oli leiutatud Inglismaal 60-ndatel ja Nõukogude Liidus tehti järgi 70-ndatel ja 80-ndatel. Selliselt tundis minu ema siis, kui ta seda kasutas. Ja pidurid siin taga ja... Igaüks leiab siin oma lapsepõlve osa, et kõik inimesed käivad ja otsivad, mis nende lastel oli või siis, kus nemad oma lapsi sõidutasid. See on ise tehtud käru ja 51. aastal, aga rattad on siin tehtud 19. sajandil. Ja see on selline huvitav vanker Märjamaalt. Ja siin oli 2 põlvkonda lapsi 50-ndatel ja siis 80-ndatel. See on meil selline tankvanker, et kui Kas see on ka Nõukogude Liidus ehitatud? Ei, see on Tšehhis tehtud. Et muuseumis on 52 riiki esindatud ja siin on hästi palju vankreid kogu maailmast. No enamasti on Euroopa riikid, mõned Ameerika vankrid ja siis meil on ka eraldi üks kost, kus me uurime neid riigid, kus vankrid polegi. Kui me võtame maailma, siis 30% riikidest kasutavad vankrit ja siis 70% ei kasuta. Siin on üks Senegali naine, kellel on laps ees ja taha ja siis kes siin teeb kõvasti tööd põllul ja igal pool. Ja kui me vaatame seda maailma, siis kahjuks neid rikke on päris palju. Uus asi on see. Ma võin sulle anda seda proovida. Pane selga, et sa oled Hiina mägede naine, kes tänapäevalgi lapsega paneme sulle. Igal pool, kus ma käin, ma toon siis pärast muuseume mingi eksponaadi. Ja niimoodi tegid siis Hiina mägedes naised tööd. Täpselt. Ja kandsid oma lapsi. Ja praegu ka.
ja see on Eesti laste häll, kui naised sünnitasid 30-ndatel, siis anti välja sellise korviga laps haiglast Eestis. Mul oli see selline endal, ma tundsin selle ära. On selline koht, kus ma tutvustan seda teist maja ja siin on meil sellised vanad rongijaama pingid ja kui meil seal majas oli juba kitsas ja kõik igal pool oli kärrusid, siis käis üks naine ja küsis, kus teil kaksikute vankrid on? Mina näitasin talle üks kaksikute vanker, ta vaatas, ütles, issand jumal, mul on kuuris küll rohkem asju. Tegime talgud, tuli 35 inimest kärust. Nii 5-aastased kui 75-aastased hakkasime seda maja värvima. Selle maja omanikud ka aitasid kaasa, tegid siin ka tööd ja siis kõik koos saime see vanaaegne raudteejaama hoone korda, natuke paremaks olukorraks, eks siis lähme piilume sisse. Eks ta on nii suur, et me ei jõudnud see oli juba 4 aastat tagasi, aga ta oli kõik selline, iga aastaga me teeme natukene juppidega. Alguses tegime siin, siis tegime rohkem, et ta on nagu nii suur maja ja iga aasta ei ole ilus suvi. See suvi näiteks ei saanud üldse teha, sest kogu aeg see sadas vihma. Ja? Tuleb teisega. Anna mulle ütleb hoia korraks ja läheb jälle minema. Mina mõtlen, et issand jumal, kui ta 3-ndaga tuleb, mul on käed otsas. Kuhu ta neid paneb? Aga 3-nda ta hoidis ise ja seletas, kuidas selle vankri lahti teha ja kokku panna. Ja need on meie taaskasutuse pudelid. Kui me tegime oma maja korda, siis sealt maalt tulid kogu aeg need vanad pudelid, siis me tegime sellist kunsti. Siin on visikud. Kui see oleks päris, need visikud, siis see oleks nagu nii pikk. 2 kaksikute vankrit ja veel üks. Umbes seina pikkune visikute vanker. Siin on huvitav kaksikute vanker, kui lapsed istuvad ja vaatavad üksteisele otsa. Ja seal üleval, vaata, seal on Eesti vanker, kui lapsed istuvad ja ei vaata üksteisele otsa. Seda ma otsin, kui keegi teab, kus sellist leida, kuskil kuuris garaažis on see vanker, seda me tahame. Et muidu meil on päris palju vankrit, aga vot seda ei ole. Siin on uhke vanker 19. sajandist Pariisist. Ja see on suvine katus siin ja siin lapsed istuvad ja ka vaatavad üksteisele otsa ja see ringas siin, vaata. Tead, milli jaoks see on? Ei tea? No paku. See oli laterne koht. Tern. Sinna pandi latern. Ei oleks selle peale tulnud praegu. Jälle mälestused. Mul oli selline kasukas, kui ma olin väike tüdruk ja analoogse uuema versiooni peal, sellise kelgu peal. Üks pilt ja siin on lausa siis üle 100 aasta tagasi sündinud kaksikud selle pildidel. Ja neid pildid ostsime Rahvusarhiivist, ehk siis kui me teeme näitused, siis alati kõik info ja asjad me ostame. Ja siin on kolmikute ja kaksikute vanker ka. Ja need on ühe kollektsionääri oma, kes on pärit Türilt, aga ta elab Põhja-Soomes. Ja kui me avasime seda näitust, siis ta andis nagu meile näituseks, aga siis juba 5 aastat ei võtta tagasi, ütleb, ma ükskord tulen ka vaatan. See on Ameerika, Prantsusmaa, Soome, Norra, Rootsi, Saksamaa. See ei ole tavaline nukk, mul on kõik asjad nagu mingi tähendusega, ükskõik kuhu sa paned või. Et me tegime näitus Eesti ja Ameerika naiste õigustest ja uurisime neid olukorrad, kuidas naised said endale õigusi hääletada. Ja siis Ameerikas naised panid valged kleidid selga ja kõndisid läbi Washingtoni linna selleks, et saada endale vabaduse. Ja siis see naine meil ka kõndib selleks, et saada endale vabadust. Nähed sa? Tema ka kõndib vabaduse nimel. Et me avasime seda näitust just seal uues majas, kuhu meil nüüd lähme, oli avamine ja siis järgmine päev tuli naine, ütles, kulge, mul oli see 80-ndatel selline, kas te tahate? Ja mul oli see peaplakat, kus need Ameerika naised kõndivad. Ma ütlesin, kuidas need asjad juhtuvad, ikka lihtsalt nagu keegi aitab. Kui sa teed mingid õiged asjad, siis kõik tulevad appi ja aitavad sind.
miks vanasti lapsed olid ühes korvis? Sellepärast, et nad olid niimoodi pakitud. Jah. Siis nad saidki olla ühes korvis. Niisugune Eesti laste legendaarne 90ndate käru. Ja see seisab väljas tavaliselt, kui on nagu neid kaks seisavad väljas, kui on suvi, siis nagu on näha, kuhu minna. Mul oli üks vanker ja siis kingiti Raplamast, et vanasti me olime Raplamaa osa, et ta on nagu Raplamaa rahvariietuses. Ehk siis ta nii hästi sobib. Kui me ostsime need kaks maja muuseumi jaoks, sest need majad me rendime, kus me käisime, siis need olid täpselt samas olukorras ja keegi ei tahtnud meid toetada, et keegi usunud, et sellises nagu vanas lagenenud majas saab midagi teha. Ja siis me mõtlesime välja, et teeme seinamuraali ja kõik inimesed rongiga sõidavad mööda, hakkavad oma emadele helistama. Tegime ühe seina valmis ja siis läks asi paremaks, siis kohe tundus maja nagu paremas olukorras ja siis leidsime juba võimaluse, et seda korda teha. Tulid toetajad. Täpselt. Vanasti oli siin raamatukogu ja sidepunkt ja üleval oli korterid. Tunned ennast väga siis nagu päris. Sain selle kleidi selga. Ja mina olen siis 80ndate tüdruk ja sina oled siis 20ndate, 30ndate. Siin saab siis niimoodi. Täpselt ja siis valgus peale. See maja oli ehitatud 30ndatel ja siin on meil 4 korterit. Alustame siis 20ndate stiili korterist. Ehk siis ahi juba põleb ja siis hommiku tualeti jaoks on valamu ja kraan. Ja siin on meil... Siis pesad käsi. Siin on... raskus oli selles, et ma mõtlesin välja, et me ehitame nüüd ajastu korterid, aga kus sa võtad need 19. sajandi voodid, sest 20ndatel oli sõda, revolutsioon, vabadussõda, et inimesed asju ei muutnud. Ehk siis pildidel on enamasti 19. sajandi interjöörid. Ja siis me pidime tellima Prantsusmaalt need voodid, ehitama ise matrasid, siis neid ei saa ju osta, need on eri mõõdudega. Ja mis sa arvad, mis asi siin on? See on üks väike rahakott, kuna sa oled selline mõisapro, siin on 100 rubla, see sama, milles tõde ja õigus ja vaidlus oli. Ehk siis see on veel tsaariaegne. Siin on lasteriim 1928 ja siis kooliraamat. Ehk siis enamus kõik nagu värsked ajalehed 100 aastat vanad ja nii edasi. Kooliraamat ja... Pakutegi sellist kogemust, et ma tulen siia ja elan nagu 20ndates. Täpselt, no 20ndate preili istun siia ja lähen magama. Täpselt, lähebki magama, jah. Ja siin siis on minu kirjutuslaud. Täpselt. Või siis sa teed oma kosmeetika, vaata seal sahtlis on mingi puuder või mingi paremad. Kuskil oli. Aga siit nüüd tuli alt välja, aga siin on küll. No vot, mingid nagu... Siin on väike peeglike. See on minu varandus. Ja siin on minu kotike. See ongi puuder ja seda siis niimoodi puuderdati oma nägu. Ma mäletan seda lõhna mu emal või tädil oli sarnase lõhnaga meigitooted. Väike reisikohver. Igas korteris olid vanasti need pliit ja ahi ja siis telefonid olid tegelikult kuskil ühe nagu sama maja peale, võib-olla koridoris. Sellises korteris ta veel telefoni ei olnud. Ka 2 korterid ja siin on huvitav, et see padi, see on ise tehtud materjal, see on kõik ise heigeldatud, jah. Et see on kõik tehtud ja see on minu ema parandatud. Vaata siin kõik need augud näevad välja nagu samamoodi. Et kõik asjad oli vaja korda teha. Ja ilus see puidust voodi. Ja siis on seal pilt, kus on hobused, et see oli tavaliselt pulmale kingitus, et hobused toovad õnne ja oleks tööd ja oleks raha. Ja siin saab ka elada, kui 30ndad meeldivad, siis palun väga selline valamu,
lapsed küsivad, kus on wifi, ma ütlen, no 30-ndatel kahjuks wifid ei olnud, 80-ndatel ka. See on minu lemmikasi, et siin on see kapp, mis jäigi algusest peale, ta oli siin majas ja seal oli aug ja naine, kes seal elas, tal oligi kass ja siis aug jäi, siis me ehitasime sellist nagu kassimaja, panime kardinad. 60-ndad nüüd siis. Ja 60-ndad on juba uus aeg, vaata, vesi tuli tuppa, pesumasin ja saab Riiga 17, legendaarne. Täpselt. Ja siis siin on juba teised riided, et tegelikult peab vahetama kleedi. Kui keegi pilli oskab mängida, siis saab pilli mängida. Lõõtsa. 60-ndate arvutid ja kõik asjad. Huvitav, aga Eesti inimestele meeldibki 60-ndad ja 80-ndad kõige rohkem, et need vanad asjad meeldivad välismaalastele rohkem. Mulle väga meeldisid need vanad. Aga võib-olla see on see, et me mäletame seda lapsepõlvest ja siis on mingid mälestused. Vanaemad ja vanaisad. Ja see maja oligi ehitatud mõttega, et nagu vanaema juures, et iga inimene tuleb oma nagu lapsepõlve tagasi. Ja see on siis täiesti töö. Ja saab mängida, kui sa oskad. Ei, mina ei oska mängida. Mina ka ei oska. Keegi oskab. Tartu telefonivabrik 2 V-ga kirjutatud. Sa võtad torre, siis pärast nagu võtad torre, nüüd hakkad seda ja siis ütled. Ühendage mind, ma ei tea. Palun ühendage mind Tallinnaga. Tartu siin. Okei. Et siin on nii palju mälestusi, igel ühel on neid nagu diapositiivid ja kõik need grammofoonid ja kõik need defitsiidajastud. Tualettpaber oli nõukogude ajal ju defitsiid ja siis need voodid. Mina mõtlesin, et see ongi ainult muuseumi jaoks, aga see tuli välja kõige populaarsemaks. Neid ma mäletan küll. Mu tädil oli alati, ta oli fotograafia huviline. Vaatame siis, kellest siin siis... Erinevad inimeste vastu akendajana. Siin on ka üks preili helistamas. Ma olen ajarändur. Ma tulin sealt 20-ndatest, 30-ndatest, 80-ndatesse. Väga ilusad inimesed on siin selle pildi peal. Ma ei tea, kas siit on näha? Minu vanaemal on kodus sellised taldrikud siiamaani, iga kord, kui on sündmused, siis võetakse pitsid välja, võetakse taldrikud välja, võetakse kogu serviis, pannakse lauale, sööme kapsarulli, keedukartulit, ahjuliha, sektsioonkapid siiani alles. Seda kutsuti, ma tean, me kõik teame, paarikapp, peegel tavaliselt oli taga. Ja siin on ehe paarikapp, nagu meil kõigil kodudes. Kiiresti asjad pannakse sisse ja päriselt siin seda, milleks see mõeldud on, tavaliselt ei ole. Vana hea tuttav. Kus sa käis? Kerisid ja tegid klõpsu. Väga äge. No, ma saan aru, miks see on teie külastajate lemmik. Miks? Sest et see on mälestus lapsepõlvest, see on kodune tunne. Ja siis palun väga, et siin saab süüa ja siia ma kohe on suppi ja siis saab nagu siin süüa, sest kui vaata, me ehitasime seda, mõtlesime, et me teeme siia muuseumi. Inimesed tulid nagu teie, et tund aega sõitsid, siis vaatasid kärusid tund aega, siis jalutasid siin ja siis küsivad, kus siin süüa saab. Et siis me saime aru, et nagu me peame siin ehitama mingi kohviku kohta, sest muidu ei saagi inimesed tulevad ja jäävadki näljaseks, et ei ole hea ja siis nad saavad siin rohkem olla, siis on nagu neil parem tunne. Mõnus atmosfäär.